Avalikult Iisraeli vastane äärmusvasakpoolne New Yorgi linnapea Zohran Mamdani jätkab juudi kogukondade ärritamist New Yorgi piirkonnas. Oma kampaania ajal ta pöördus valijate poole, ähvardades vahistada peaminister Benjamin Netanyahu, kui ta peaks New Yorki tulema. Eelmisel nädalal nimetas ta peaministrit kaamerate ees sõjakurjategijaks, kuid tunnistas, et linnapeana tal puuduvad volitused Iisraeli juhti vahistada. Siiski, hiljutise küsitluse kohaselt on 44% New Yorgi juutidest Mamdani suhtes positiivselt meelestatud. Tegelikult suhtuvad nad temasse positiivsemalt kui peaminister Benjamin Netanyahusse. Nende hulgas on ka meie järgmine külaline, kes liitub meiega New Yorgist. Autor ja haridustöötaja Rabbi Abi Stein. Tere, tore sind jälle näha. On tore sind näha ja sellest on juba mõnda aega möödas. Ma arvan, et viimati nägin sind siis. Ja me olime stuudios Jafos. Ja, sellest on möödas väga palju aega. Vahepeal on palju juhtunud. Aga kõigepealt tahan mõelda, et ükskõik millisel poliitilisel poolel sa oled. Juudina New Yorgis, kas sa tunned seda õhkkonda või püüad sa lihtsalt märkamatuks jääda? Ja see on palju suurem asi kui meie, mis tegelikult igapäevaselt toimub. See sõltub sellest, mida sa selle õhkkonna all mõtled. Ma ütlen, et New Yorgi õhkkond on suurepärane. Ja ma räägin nii juudi kogukonnast kui ka kogu New Yorgi linnast. Ma ei valetaks, ma ei ütle, et ma kuidagi või mingil moel püüan varju jääda. Igaüks võib kasutada Google'it ja näha minu suhet linnapeaga. Isiklikul tasandil võin öelda, et olen linnapead aastaid tundnud. Ma olin Rabbi sünagoogis, kus me olime esimesed, kes kutsusid linnapea külla eelmise aasta veebruaris. Ta tuli sabatiteenistusele. See oli väga ilus. Ja samuti olin läbipaistvuse huvides ka linnapea ülemineku meeskonnas. Peamiselt töötasin soolist kinnitava tervishoiuga. Ja minu arvates on see hea näide sellest, millele ma mõtlen, kui ma mõtlen linnale. Juudi kogukond on minu esimene kodu, teine kodu, võib-olla isegi kolmas kodu. See on suur osa sellest, mida ma linnas iga päev teen. Ma käin sünagoogis igal šabatil 1 või 2 korda ja ma olen osa juudi kogukondadest üle kogu linna. Ja samal ajal on juudi kogukond oluline osa sellest, mis moodustab linna. Ja probleemid, millega me juutidena silmitsi seisame, ulatuvad palju kaugemale sellest, mida inimesed arvavad juudi kogukonda mõjutavat. Õige. Ja ma arvan, et see, mida ma ülemineku perioodil tegin, on sellest hea näide. Ma keskendusin peamiselt soolist kinnitavale tervishoiule, millega meil oli palju edu. Me saime just $18 miljonit soolist kinnitava tervishoiu jaoks, mida föderaalvalitsus sihib. Midagi, millega ma ülemineku perioodil tegelesin. Minu jaoks on see sama oluline. Ja ma ütlen, et olen osa juudi kogukonnast, kvääri kogukonnast ja nii edasi. Nii et on oluline lihtsalt öelda seda, juudi kogukonna jaoks, nagu iga teisegi New Yorgi elaniku jaoks, ei taandu kõik sellele piibi kõrvale jättes. See ei taandu isegi mitte ainult Iisraelile, kuigi see on midagi, mis paljudele meist korda läheb ja on väga suur osa. On ka teisi asju, mis mõjutavad meie igapäevaelu New Yorgis ja puudutavad meid kõiki. Õige, sellega seoses ja nii palju ma mõtlen ja ma tean seda. Majandus räägib selgelt. Ma kujutan ette, et paljud hääled olid sellepärast, tead küll erinevad, tead küll tasuta bussid, kõik need asjad. Aga kuidas sina, juudina, kes esindab kogukonda, samuti esindad, seda kokku viid? Miks see talle ja tema kampaaniale nii oluline on, kui tal on linnajuhtimisel palju suuremad probleemid lahendada? Siin on midagi huvitavat. See on midagi, mida ma tahan öelda. Isegi valimiste ajal ja sama asi toimub praegu. Ning inimesed võivad seda ise uurida ja minna tagasi ning vaadata kõiki avaldusi, mida ta tegi. See on peaaegu alati olnud vastus inimestele, kes talle küsimusi esitavad. Ma tõesti arvan ja see on väga mõjukas, et linnapea kasvas üles Palestiina-meelses liikumises. Ma arvan, et mitte ainult paljudele New Yorgi elanikele, vaid ka paljudele juudi päritolu newyorklastele. Võtame näiteks kellegi nagu Brad Lander, kes on nii sõber, ise selle sünagoogi liige, kus ma töötasin ja nii edasi. Kus suur osa tema toetusest linnapeale tulenes otseselt sellest usust, et kõigil inimestel on ühine inimlikkus ja nii edasi. Nii et on olemas see osa, kus see pole tingimata, seal pole vastuolu, vaid pigem on see põhjus, miks nii paljudele inimestele tema poliitika algusest peale meeldib. Aga tegelikult ta ei teinud seda. Ja ta on olnud nii tugevalt keskendunud kohalikele probleemidele. Ja see on Iisraeli inimestele. Ja ma ütleksin.
kas see on üldse asjakohane? Tõesti, Ma mõtlen, et on ju korrakaitse ja kõik need asjad, mis eriti nüüd, kui läheneb järjekordne 11. septembri aastapäev. Ma mõtlen, meil on tõesti suured kogu linna puudutavad probleemid. Ma tean seda inimesena, kes elas New Yorgis 15 aastat. Ja see ongi peamiselt see, millele ta on keskendunud. Jällegi sama asi nagu Netanyahu arreteerimisega, sama asi valimiste ajal ja ma kutsun inimesi üles ka seda uurima, sest peaaegu iga tema tehtud avaldus peale üldiste ja jah, ma tõesti arvan, et New York on globaalne linn. New Yorgis elab suurim juudi kogukond, aga ka üks suurimaid Palestiina ja Araabia kogukondi riidis. Need asjad on newyorklaste jaoks olulised. Aga peaaegu iga avaldus, mis on tehtud Iisraeli kohta, tuli vastusena küsimusele. Ja see ongi nii oluline, sest kui vaadata tegelikku platvormi, mille linnapea avaldas eelvalimistel ja üldvalimistel ning reaalseid samme, mida ta on astunud, siis kõik keskenduvad sellele. See video, mille ta avaldas, see tuli taas reaktsioonina korduvatele küsimustele. Kas sa ikka plaanid aga sellega seoses viimane küsimus, sest meil hakkab aeg otsa saama. Aga kas ta teeb midagi selleks, et vähemalt kaasata ja pöörduda inimeste poole? Ma mõtlen, ta juba valis 18-liikmelise kohtukomisjoni. Ühtegi juudi kohtunikku pole. Me teame, et neid on palju ja kui sa tahad kogukonda õigesti esindada, siis 1/10 New Yorgi elanikust on juut. Nii et kui on 18-liikmeline komisjon, miks mitte? Miks siis mitte? Miks see välja jätta? Seda ma tahaksingi küsida. Ma arvan, et üks suurimaid asju, mida ta tegi näiteks, oli plaan, mille tegelikult töötasid välja juudi organisatsioonid, eriti sellised rühmad nagu Jews for Racial and Economic Justice. Sellised rühmad nagu Bend the Arc, mis on kõik juudi mittetulundusühingud, kes on toetanud ja investeerinud vihakuritegude ennetamisse. Näiteks me esitasime plaani, milles palusime linnal suurendada selleks tehtavaid investeeringuid 800%. See tuli otse juudi rühmadelt koos teiste linnarühmadega, kuid inimestel, kes usuvad, et vihakuritegude ennetamiseks on vaja enamat kui ainult politseitööd. Me saime selle eelarve võeti just vastu ja me saime vihakuritegude ennetamisse 800% suurema investeeringu. Ja sama on paljude teiste asjadega. Ma tunnen administratsiooni väga hästi. Seal on palju juute. Minu kallis sõber Rabi Miriam Grossman liitus administratsiooniga juudi kogukonna kontaktisikuna. Me oleme laiendanud kontorit, mis tegeleb antisemitismi vastase võitlusega. Praegu on seal 2 töötajat. Nad palkavad nüüd 3. teadlase, kes on spetsiaalselt pühendatud antisemitismi uurimisele linnas. Seal ei tegeleta ainult probleemidele reageerimisega, vaid kogukonnaga suheldakse ennetavalt, et seda kuulata. Linna peal on olnud põhimõte kohtuda iga juudi juhiga, kes oli valmis temaga kohtuma. Kahjuks liiga paljud ei soovi isegi seda teha. Aga tema, ma tean isiklikult, osa sellest oli avalik, osa mitte avalik. Aga ta on kohtunud väga paljude juudi juhtidega ja ma tean kindlalt, olen näinud tema reaktsioone nii televisioonis kui ka silmast silma. Olen näinud ka tema reaktsiooni, kui me istume privaatses ruumis ja joome kohvi. Kui ta ütleb, et iga antisemiitlik rünnak teeb talle tõsiselt haiget, siis see ei ole mäng. See on talle füüsiliselt raske, ma jätan teiste otsustada, miks see nii on, aga mina näen ja inimesed näevad ka televisioonis, et see häirib teda lausa füüsiliselt. Üks väheseid kordi, kui inimesed on teda avalikult teleris nutmas näinud, oli kas eelvalimiste ajal või üldvalimiste ajal, ma ei mäleta täpselt, millal see oli. Aga see juhtus siis, kui teda avalikult süüdistati antisemitismis. See oli üks väheseid kordi, kui ta on avalikult nutnud. See on teema, mis läheb talle tõesti korda. Ma arvan, see on midagi, mis läheb paljudele meist korda. Ja ärgem unustagem, et see video, mille ta tegi, ei kõlanud eriti erinevalt mõne Iisraeli liidri omast. Näiteks Barak ja Moshe Yaalon on samuti nimetanud Biibit sõjakurjategijaks. See ei ole ju mingi šokeeriv asi. Issand Jumal, keegi nimetas Biibit sõjakurjategijaks. Aga nii paljud juudi kogukonnas usuvad seda. Väga paljud Iisraeli juudi kogukonnas usuvad seda. Nii et see ei ole juudi kogukonna vastu, kui nii paljud meist arvavad sama. Õige. Aitäh sulle, Abi. Ja järgmisel aastal Iisraelis, nagu öeldakse, aga mina olen Baramba. Ma väga tahaksin, mulle meeldib alati külas käia. Hästi, järgmine kord, kui tuled, anna meile teada, kutsume sind stuudiosse. Hoia end. Soovin selle toredat päeva.